Mina olen Emily ja tervitan kõiki oma kaasõpilasi ja õpetajaid sel tähtsal päeval, õpetajate päeval. Mulle on täna usaldatud direktori juhtiv roll ja ametikoht. Samuti avaneb ka kõikidel teistel minu klassi õpilastel võimalus ennast õpetajatena proovile panna. Eks me siis võtamegi seda kui järjekordselt kutsusobivustesti. Tänased õpetajad on. Tere, mina olen Marili ja õpetaja, keda mina täna asendan, on väga särav ja ta paistab alati koolipassi ilma. Mina asendan küll sama õpetajat, aga teist ainet. Tal on varjatud huvi mineviku vastu. Ta on alati väga lahke ja rõõmsameelne. Ta on väga salapärane õpetaja. Ta on lausa multitalent. Ta tantsib, laulab ja lööb trummi. Tere, mina olen Lisett ja ta on väga sõbralik ja nõudev õpetaja. Ta ei ole just e-kool kõige sõbralikum koht, kuhu ta võiks õppimisi kirjutada ning tal on alati prillad kadunud. Ja kui sul on kirjand tegemata, tooge. Ja mina olen Karolin. Täna me asendame õpetajat, kes on hästi särav ja rõõmus alati. Tal on oranži värvi juuksed ja teda kutsutakse ka leitpeaks põhjusega. Enamus ajast veedab ta enda kunstiateljees ja meie koolis ta käib kord nädalas. Ma ei oskagi teda väga kirjeldada, kuna ta on alati väga erinev. Hello, I'm Efe. I'm Mattias. And we are replacing a tall, skinny and a brown-haired teacher. Who has a very strong British accent. She looks good in a witch outfit. Mina olen Andre ja õpetaja, keda mina asendan, on range ja nõudlik. Tere, mina olen Rannar. Õpetaja, keda mina asendan, kui talle midagi vastu ütled, siis peab kohe võtma aeg lamangu ja pumpama. Tere, olen Karel. See õpetaja, keda asendan, on väga sportlik, lastesõbralik ja lihtsalt chill. Tere, mina olen Rene. Karelil oli õigus, ta on tõesti väga sportlik ja sõbralik ning ta on samuti ka väga kohusetundlik. Tere, mina olen Edgard. Ja mina olen Rasmus. Meie asendame õpetajate päeval väga lahket ja sõbralikku õpetajat. Ta võib ka häält tõsta, kui teil on närvi öelda, aga muidu ta on hästi rahulik õpetaja. Talle ei meeldi ananass, kui ta on väga aktiivne sotsiaalmeedias. Kui on midagi küsida, siis tulge küsige. Ja mina asendan täna õpetajat, kellel on õppkonna juhatajaga väga lähedased suhted. Ta on pikka kasvu, tumedate lühikeste juustega, tore õpetaja. Ta õpetab algklassi õpilasi ja ta on väga õiglane õpetaja. Olen Laura ja mina asendan oma esimest õpetajat. Ta on pikemat kasvu ja ta on aastatega väga palju muutunud. Ta on väga nutikas ja hooliv. Tema klassiruum on õpetajate toa lähedal. Ma olen Kaisa ja ma asendan ühte väga lahket ja sõbralikku õpetajat. Ta kaldub tihti teemast kõrvale. Ta võib alustada ookeanidest ja lõpetada toasussidega välja. Korral jõuab tema kõige esimesena tuletõrje redelist välja ja talle helistab tihti ta koer tunni ajal. Tere, minu nimi on Aleksandra ja see õpetaja, keda mina täna asendan, tema perekonnanimi on Linnu nimi, mis asja? See lause on nii kuidagi kahtlane, see ei ole õige nagu. Ma üritan leida õiget viisi, kuidas seda öelda. Tema perekonnanimi on Linnu nimi. See ei ole õigesti.
tema kohta tean, ei räägi üldse. Tänase õpetajate päeva puhul anname aga oma eilsetele õpetajatele võimalus ise samuti taaskord koolipinki istuda ja mõnuleda ühes igavas ja tüütus loendtunnis, mis päädib kõige tipuks ka veel ühe ränkraske teadmiste kontrolliga. Ehk et paneme õpetajaid samasse olukorda, milles meie, eilsed õpilased, ise igapäevaselt nende juhtimisel oleme. Vaatame siis, kuidas nad hakkama saavad. Meie tänaste õpetajatena lubame, et anname endast parima. Oleme abivalmid ja sõbralikud ning ei nurise hetkekski väikese palga, laiskade laste ja liiga suure töökoormuse pärast. On ütlemine, et kui üks õpetab, siis kaks õpivad. Eriti sobis see tänasesse päeva, sest loodetavasti õpime kõik midagi juurde. Ole siis uutele õpetajatele head õpilased ja loodan, et minu juurde satutakse täna meid rõõmsatel asjaoludel. Aitäh tähelepanu eest, nautige päeva!